Rein sai salaja 70 ja käis Austraalias. Ja siis tuli tagasi sealt ja ütles, et ta mängis maailma kõige pikemat golfiväljakut. Ja siis tal silmad põlesid. Ja ma mõtlesin, et jube kihvt ära vingerdada korralikult juubeliürituselt, eks ole, ja see raha panna Austraalia reisile ja teha niisugune challenge elus. Et sealt see tegelikult algas. See mõte Reinul midagi analoogset Eestis teha, see tuli tal kohe. Et kui ta seal reisis, sõitis jälle 100 või 200 kilomeetrit edasi, mängis järgmise raja, siis ta sai aru, et see tegelikult üks asi on golf, aga see on rohkem siseturism, miks mitte ka välisturism mingi hetk. Et golfi kasutada laiemas mõttes mõlemat pidi propageerimiseks neile, kes golfist midagi ei tea. Et siin on näed rada, mängi. Või teistpidi need, kes golfis midagi teavad, et golf ei ole ainult see 18 rada ja oma löögimäng, vaid see võib olla palju midagi muud huvitavat. See projekt on kokku võtnud 7 aastat vähemalt. Mina ütlesin Reinul, et jube kiiresti saime hakkama, et 7 aastaga on lipp püsti. Reinul kindlasti ta algsed ootused olid kiiremad, aga elus ei peagi kõik kohe juhtuma, et iga asi omal ajal ja ma arvan, et Rein tunnebki täpselt seda, et see projekt on kõige paremal hetkel sai alguse, mis on võimalik. Rein on alati mõelnud rohkem teistele. Golf on tal kogu aeg südames ja läbi selle golfi on tegelikult ta koolitanud ja õpetanud, ma arvan, väga palju muud kui ainult golf. Ja see, mis ta on aastakümnetega teinud ja no ma arvan, et see projekt on kulminatsioon tegelikult, mis elab kindlasti oma elu, ma loodan, et 100 aastaid peale meid.